Tere, head kuulajad, et enne viskasin just nalja, et oli palju juttu sellest, kuidas rasket tööd teha. Et nüüd ma räägin sellest, et kus siis raha saab. Aga päris nii lihtne ka ei ole, et ilma selle tööta seda raha saab. Et võtan kohe ootused madalamaks. Meie ikkagi toetust ei jaga, anname laenu, mis tuleb selle tööga teenitud rahaga tagasi maksta. Minu enda taust olen nüüd 2 aastat juhtinud messi. Enne seda olen ka näinud seda põllumajandustootjate poolt ehk juhtisin ühte põllumeeste ühistut, kes siis koondab teraviljakasvatajaid ja näinud ka, et kui raske tegelikult on sel suurtootjal selles tänases konkurentsis püsida ja raha teenida. Ja enne seda veel olen paarkümmend aastat töötanud panganduses ja näinud ka seda, et kuidas siis pangast on võimalik raha saada. Ja täna proovingi selgitada, et mis on siis messi laenude ja käenduste erinevus võrreldes siis panga poolt pakutavaga. Kõigepealt tutvustan siis Maaelu Edendamise Sihtasutuse sisu, et ta on kindlasti väga oluline sellistele väiketootjatele, mis on ka tänase päeva teema. Ja meie eesmärk ongi toetada ja elavdada Eesti maapiirkondade ettevõtlust. Et see ei piirdu ainult põllumajandustootmisega, kui kellelgi on mõni hea äriplaan ja see asub maapiirkonnas, mitte siis suuremates linnades või tõmbekeskustes, siis tasub kindlasti meie kodulehelt meie toodetel ka pilk peale panna. Mainin kohe üle, et me ei konkureeri pankadega, et MES ei ole pank, vaid me oleme selline sihtasutus, mis on riigi poolt loodud, et aidata siis neil ettevõtjatel, kes siis pangast ei saa oma vahendeid, ikkagi elada üle mõned keerulisemad ajad. Liidu finantsinstrumendi vahendid, mida me siis fondihaldurina vahendame ja laenamine meie mõistes on mida teeme siis läbi erinevate konkursside, kus me siis tunnustame parimaid tegijaid. Sihtasutus on ise majandav ja riigieelarvest põhitegevuse kulude katteks vahendeid ei saa. Nii et seega võib-olla põhjus, miks meie toodetel peavad olema sellised hinnad. Nii, aga panin kokku ühe loetelu siis nagu olukordadest, et millal tasub messi poole pöörduda just põllumeeste puhul. Et esimeseks, kus me oleme kindlasti suureks abiks, on see, et kui sektoris on ettenägematutest põhjustest tingitud ajutised raskused laenuraha kättesaamisel. Ja just see ajutine on nagu oluline rõhutada, et me näeme seda, et ikkagi on, kas see ajutine tähendab siis 1 aastat, on see 2-3 aastat, aga me näeme seda, et ikkagi mingite olukordade muutusel hakkab see sektor ikkagi ise piisavalt raha teenima ja ta saab minna panka uuesti oma laenutooteid kasutama. Teine oluline koht, kus me saame aidata, on ettevõtjatel, kes just asuvad maapiirkonnas, on probleem sellega, et nad ehitavad oma tootmishoone, aga kuna see asub tõmbekeskustest kaugemal, siis ei ole seal liiga palju ostjaid ja selle, ütleme, kui ta tahaks selle kinnisvara ära hakata müüma, siis need ostjad on vähe ja vastavalt selle nõudlusele on järelikult selle turuhind ka madalam. Ja siis see võib-olla 100 000, mis oleks ehitatud linna, tagaks ilusti selle laenu ära, mida soovitakse võtta. Kui see 100 000 väärtuses hoone on ehitatud maapiirkonda, võib-olla väga reaalselt selle sama hoone hind 50 000 eurot. Ja kui minna panka laenu võtma, on tarvis see vahe siis selle ehitamiseks ära katta ja siin saabki MES aidata selle oma käendusega seda hinnavahet sisse lahendada.
Siis kui ettevõtjate tulud on väikesed ja hooajalised ja ilmselt siin väikeettevõtjatel ongi see täitsa tavaline olukord, et on nagu siin enne meil ka juttu, et on mõned kuud, kus ei tule väga palju tööd teha, siis on jälle mõned kuud, kus tuleb ööd ja päevad tööd teha. Ja vastavalt sellele tulevad ka tulud, et siis pankadel on selgelt ootus, et need sissetulekud oleksid igakuiselt suht sarnased ja siis on nagu lihtne arvutada välja, kui palju see maksvõime on. Et siis need samad finantsinstrumendi laenud, mis Euroopa Liidu poolt on meile siis eraldatud, et siis nende abil on võimalik ka selliseid ärisi finantseerida, et see asi nagu käima panna ja kuna seal on pikemad maksegraafikud, siis saab seda maksekoormust ajutada ja meie graafikute puhul me arvestame ka selle sesoonsusega. Ehk siis tagasimaksed me proovime klapitada vastavalt siis sellele sissetulevale rahavoole. Ja 4. asi, kus me oleme ka usinasti abiks, on siis MTÜ-d ehk mittetulundusühingud, kes teevad ka erinevaid toetusrahadega investeeringuid ja kuna seal on tavapäraselt on ikkagi varaks ja liikmete maks, siis sellega liiga suuri investeeringuid ei tehta. Et siis on võimalik ka, kui toetus küsitakse, meie käest võtta sildfinantseeringuks raha, laenuraha, et teha see investeering ära ja siis sellest laekuvast toetusest laen tagastada. Et need on võib-olla sellised 4 põhilist siis kohta, kus tasuks MES-i koduleht lahti võtta ja vaadata, et kas mõni meede sobib ka teile tingimustega. Et mu jutt oleks siis ka taustaga ja ma saan aru, et need ettekande slaidid jäävad teil ka pärast kättesaadavaks, saate pärast veel üle vaadata. Siis olen lisanud siia ka meie portfelli mahud, et saada aru, et kui suure probleemi lahendamisega me tegeleme. Et esimene slaid siis näitab seda, et kui palju meie käenduste abil on siis pangast laenu saadud. Eelmise aasta lõpuga oli meil käendusse portfelli maht 85 miljonit eurot ja circa 150 miljonit eurot oli selle abil siis pankadest saadud laenu. Kuna meil eelmine aasta oli ka juubeliaasta, MES oli tegutsenud selleks ajaks 30 aastat, siis me lõime kokku, et kui palju siis üldse meie käenduste abil on laenu saadud. Ja tegelikult see number on päris ilus, et 1,2 miljardit eurot on siis selle MES-i tegevuse ajaga kokku siis meie abil võetud pangast laenu, investeeritud maapiirkonda, kas ehitatud siis tootmishooneid, ostetud põllumaad, käibevahendid laenatud, elatud mõned kriisid üle, et tegelikult see on päris suur number, kui mõelda, kui väiksed on tegelikult need maapiirkonna ärid. Nii et see slaid näitab väga ilmekalt, et miks on MES olnud vajalik ja ma julgen ka väita, et on ka jätkuvalt ettevõtlusele heaks toeks. Ja see läheks toodete või meetmete juurde täpsemalt, et nagu mainisin, kui maapiirkonnas on üks suuremaks probleemiks ikkagi tagatise väärtuse või madal tagatisväärtus, siis see on nagu põhiline, miks me oma käendustega saame ettevõtjad aidata. Aga see ei ole ka ainuke põhjus, miks siis pank mingil hetkel ei taha ettevõtjale laenu anda, et on ka need samad ajutised sellised kriisid, kus tekib ettevõtjal kahjum ja pangandus on selline üheaastane kasumi teenimise siis ärimudel, et see, kes on siis aktsionär, tahab saada oma aktsiale tootlust ja järelikult, kui sul on klient, kellel on kahjum, sa pead selle hindama vastavalt selle riskile sellel aastal ringi.
kui ta on kahjumlik, sa pead provisjone tõstma, provisjoni tõstmine tähendab jälle seda, et su kasum on väiksem ja siis ongi see, et normaalne ettevõtja läheb panka, ta ei saa aru, et eile ma alles olin nagu väga hea klient, mulle pakuti laenu ja täna ei taheta nagu pikalt rääkida. Et otse ei saa öelda ka, et mis see põhjus on, aga põhjus ongi väga lihtne, et kui ma sulle täna annan laenu, siis tegelikult minu aktsionär ei ole enam õnnelik, ja tema kapital hakkab siis selle võrra nagu vähenema. Ja et siis ikkagi peaks oma poodi kinni panema või mahtusi vähendama, siis ongi võimalik ikkagi ka seda kahjumi poolt siis kindlustada ära parema tagatisega ehk võtta siis käendust juurde ja selle võrra tekitada siis see krediidikõlblikkus või siis juba otse MES-ist ajutiselt võtta vahendeid. Ja alustamise järgus ettevõtja kõrge risk on ka üks koht, kus on võimalik MES-i käenduse abiga pangast laenu saada. Et me ei mõtle küll seda, et kellelgi tekkis väga idee, et tal oma raha üldse ei ole, et nüüd MES võtab kõik selle äririski endale ja pank annab laenu, et pigem on see, et näiteks keegi tegelebki, tal on äge piimafarm ja nüüd mõtleb, et ta hakkab tegelema selle piima siis töötlemisega ja ta on pangale tuttav, ta on ka MES-ile tuttav ja põhimõtteliselt siis ta teeb sellise uue ettevõtte, et hakkab seal seda tootmist korraldama, siis me sinna saame tulla oma käendusega appi. Ja et need, kellel nüüd täna tekib hea idee, siis ikkagi mingi oma riski võtmise koht tuleb leida või vähemalt vahendid selleks, et kas see on siis võtta oma isiklikku vara kuidagi rahaks muuta, panna sinna ärisse sisse või siis alustada noortaluniku toetusega või kuidas iganes, aga mingisugused vahendid peaks ka sinna ettevõtlusesse mujalt tulema. Aga kui teil on olemas juba mingis mahus ettevõtlus ja tahate alustada uue suunaga, siis kindlasti MES saab olla abiks. Nõuded käenduse saajale. Tegelikult on need nõuded samad, mis on pankadel laenu saajale. Ehk kogu see käenduse taotluse protsess hakkab pihta pangast. Lähete panka, küsite laenu, pangahaldur vaatab üle, kas teie rahavood on piisavad, kas teie tagatised on piisavad ja kui leiab, et ei ole piisavad, siis nad ise pakuvad välja, et Maaelu Edendamise Sihtasutus saaks oma käendusega siin abiks olla. Aga selleks, et ka pank oleks valmis laenu andma, on tegelikult üsna sellised lihtsad nõuded, mida peab tegelikult vaatama, et enne kui minna panka. Ja miks need on mõistlik enne üle vaadata, on see, et need on need nõuded, mida tegelikult on võimalik ettevõtjal endal ikkagi ennem korda ajada, kui taotlus esitada. Kui te esitad taotluse ja selle käigus tekib see teadmine, et ei vasta ühele või teisele nõudele, et sellisel juhul võib-olla peate pool aastat ootama ja uuesti minema. Et esimene nõue on see, et laenusaaja omakapital vastab seaduses ette nähtud nõuetele. Ehk täna ta peaks siis olema positiivne, mitte negatiivne. Ja see tähendab seda, et kui ta on negatiivne, siis teie äri on tegelikult söönud ära teie kapitali ja ta on söönud ka ära siis juba teie siis partnerite poolt usaldatud raha väga lihtsustatult. Ja see on selge, et kui teil on selline olukord, siis lisalaenu keegi juurde anda ei taha. Aga see omakapital plussis tähendab ikkagi seda, et teil on vähesel määral oma vahendeid olemas. Siis laenusaajal puudub riiklik maksuvõlg või selle olemasolu korral on võlg täielikult ajatatud, ehk võlg iseenesest ei ole probleem, kui ta on ajatusgraafikus olemas enne seda, kui te panka lähete. Selle probleemi puhul on ka see võimalus, et tehakse tinglik otsus, et ikkagi enne kui lepingut sõlmite, peate selle võlgnevuse ära ajatama, aga ütleb nii, et kui see võlg tekib, oleks ikkagi mõistlik enne laenutaotluse esitamist need asjad nagu selgeks teha. Ja miks see maksuvõlg on nii oluline? Selge on see, et kui me oleme riigi poolt asutatud, siis on selge, et riik tahaks ikkagi näha seda, et see, kes saab riigi käest abi, tasuks korrektselt siis ka riigile kehtestatud maksud, riigi poolt kehtestatud maksud. Ja kindlasti ei saa pangast laenu siis, kui laenusaaja on makseraskustes ja panga hinnangul on tegemist siis püsiva makseraskusega. See on ka loogiline, et kui te ikkagi lähete panka ja teil ei ole
perspektiivi, et siis lihtsalt keegi teile selleks raha anda, et te saaksite oma uue ettevõtluse jaoks vahendeid kõrvale kanda või siis veel kellegi võlad ära kanda. Selleks keegi laenu anda ei taha, et ega pankrot on ka, et kui on tõesti mõni äri pikaajaliselt läinud halvasti, siis ega see pankrot on ka ju majanduslikult mõttes üks selline selle äri üks osa. Et siis on asjad niimoodi selle hetkel. Käendustingimused, et millest ma siin räägin, et nagu ma mainisin, hakkab see protsess pihta pangast, taotlete laenu ja kui laenuotsus on saadud, siis pank küsib meie käest seda käendust, et jah, ja pank maksab meile ka käendustasu, aga see käendustasu küsitakse kliendi käest ikkagi ka sisse. Käendustasu tasutakse kvartaalselt, mitte igakuiselt. Ja kujuneb ta siis selle käenduse summa pealt. Et ka see on võib-olla oluline üle mainida, et siin on küll esimene punkt, et käendust võib olla kuni 80% selle laenu summa pealt ja mitte suurem kui 2,5 miljonit ühe ettevõtja kohta. Et siis see on maksimaalne summa, et võib-olla seda käendust jääb puudu või tagatist jääb puudu ka näiteks 10% või 20%, et siis kindlasti ei ole vaja kasutada seda maksimaalset määra. Ja käendustasu kujuneb ikkagi sellest käenduse jäägist. Mis on nagu MES-i puhul hea on ka see, et võite selle käenduse iga hetk taotleda, et see ära lõpetatakse. Et meil ei ole mingit sanktsioone, me ei hoia teid kuidagi pantvangis, et te peate nüüd selle perioodi lõpuni kas mingi tasu tasuma või muul moel. Et kui te võtate algul ikkagi, panete oma asja käima, äri läheb hästi, siis on alati võimalik tulla ja ka enne tähtaegselt seda käenduse lõpetamist taotleda. Käendustasu on päris nagu laia skaalal ehk 1% kuni 7,5 ja see ei ole nüüd see, kus me oleme nagu äriettevõte, et vaatame kliendile otsa, mõtleme, kui palju tema käest võiks küsida. Et selle eest on Euroopa Liit hea seisnud, et on sellise viite diskontomäärade arvutusmetoodika, mis on enda poolt kinnitatud. Ja see on sellepärast, et kõikides liikmesriikides oleks nagu võrdne konkurents, et ükski riik, kellel on ka rohkem raha, ei hakkaks siis tegelikult andma neid vahendeid tasuta. Et see ju tekitaks tegelikult ebavõrdse olukorra selle riigi ees, kellel ei ole neid vahendeid tasuta anda. Et konkurents säiliks, et võrreldavad ettevõtted saavad siis võrdsetel tingimustel neid tingimusi. Ja miks see vahemik on nii suur, on siis see, et meie käendustasu sõltub kliendi riskisusest, mille määrab tegelikult pank, ehk kas siis rating või scoring, kes on seal pangad laenu võtta, ilmselt on kursis, et see riskihinnang siis väljendatakse, et väiksematel on scoring, suuremate mahtudega klientidel on rating. Ja nii nagu see number meile koos selle taotlusega tuleb, siis tegelikult me võtame selle Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud määruse ette, vaatame sealt selle hinna ja rakendame seda. Siis võimaldab ka tegelikult määrus anda vähest tähtsusega abi, kui on see võimalik, ja vähest tähtsusega abi põllumajandustootjal on 25 000 eurot. Ja kui ta ei ole nüüd saanud toetust, mis see on 3 aasta peale, see 25 000, et kui tal ei ole see vähest tähtsusega abi juba ära kasutatud, siis põhimõtteliselt me võime selle abi arvelt veel kompenseerida seda käendustasu allapoole. Et mis see täpselt ühele või teisele kliendile see käendustasu kujuneb, sõltub ikkagi sellest, et milline on riskihinnang ja kas tal on võimalik siis seda abi eraldada või mitte. Et ei tasu kohe vaadata ja lõpetada sellega seda vaatamist ära, et 7,5 on minu jaoks liiga palju, et kindlasti on liiga palju, aga võin ütelda, et sellised normaalsed kliendid saavad ikkagi kuskil 2,2 selle tasu või selle käenduse kätte. Ja kindlasti on meil hea uudis ka see, et lepingutasu ei lisandu, et ka isegi siis, kui te lõpetate, kui te tahate muuta midagi, siis meie puhul on ainult vaja tasuda seda käendustasu. Käenduse kohta on mul veel kirjutatud lahti, et mida on siis tegelikult kliendid meie käenduste abil teinud, et võib-olla see nagu annab piltlik ülevaate, et mille puhul veel meie poole pöörduda.
et kliendid on kasutanud tootmishoone ehitamisel puuduva tagatisväärtuse katmiseks. Sellest ma juba rääkisin, et kui see hoone asub kas kuskil tõmbekeskuses või on ta väga piiriäärsel alal, siis on kindlasti selle väärtus erinev ja mitte selle tõttu erinev, et ehitusmaterjal maksaks vähem või rohkem, vaid kaks asja. Et esiteks on see, et seal on huvilisi vähem seal piirialal, kes tahaks võib-olla ütleme siis osta seda tulevikus seda hoonet endale. Ja teine on ka see, et seal on ka neid tegijaid vähem, kes üldse tahaks tootmisega tegeleda, kuna tavaliselt ikkagi, kui te midagi toodate, ka ennem oli siin juttu, et põhiturg on Tallinn, siis midagi ei ole teha. Et see transpordikulu võib-olla mõne äriidee, mis siin Harjumaal veel tasub ära, siis see mõni äriidee kuskil kaugemas nurgas lihtsalt ei tasu. Et kui sa hakkad seda kaupa vedama väiksest koguses, võib see logistika tõesti süüa kõik ära. Et kui ma juhtisin teraviljaühistut, siis tegelikult jah, ka meil tegime selle muudatuse ära, et ei olnud enam kõikidel liikmetel üks hind, ükskõik kus sa seda vilja toodad, vaid ikkagi pidime arvestama, et see vili müüakse maha sadamas või mingis kokkuostupunktis, et siis see transpordikulu tonni kohta oli tegelikult 10–16 eurot tonn, mis on tegelikult, kui võtta seda, et see kvaliteedi vahe teraviljal oli võib-olla 10 eurot tonn, siis see tegelikult oli nagu päris korralik lisakulu. Et mis tekitabki selle küsimuse, et võib-olla kuskil äärealal asudes tulebki tegeleda sellise rohkem väärindamisega, et sa saadki kauba eest rohkem küsida ja siis kallimalt maha müües saad ka seal elustiilina ära elada. Kui suurtootmist teed, siis kahjuks tekivad need kulud päris suured ja sa konkureerid mitte siis ainult naabrimehega, vaid tegelikult Euroopa viljaturuga. Nii et siin juures ka, et kui keegi mõtles, et ennem oli juttu, et väiketootjatel on raske, siis omast praktikast võin ka ütelda, et või kogemusest, et ega see raskus on mõlemas sektoris, nii suurtel kui väikestel. Suurtematel tuleb kehv ilm, need on ikkagi mitmesaja tuhandelised kahjumid, mis tuleb sellel aastal sisse võtta ja järgmistel aastatel tegelikult ära klattida. Ja tegelikult, kui sa oled suur, siis paljudel on väga suured laenud peal, Euribor läks üles ja tegelikult see oli märkisväärne kulu neile suurtele. Et elustiilina võib-olla, kui sa oled suutnud ilma laenudeta hakkama saada, ei üks nagu mure ära. Teine, kus on võimalik siis käendust kasutada, on seadmete ostmine. Võib-olla mitte ka niivõrd laenuna, aga liisinguga, et on võimalik oma finantseeringut vähendada, kui pakkuda siis messi käendust. Et seda on ka jälle hea teada, et kui liisingfirmaga läbirääkimist pidada ja on tunne, et seal ikkagi seadmed puhul tahetakse seda 30% saada, et siis läbi selle käenduse on võimalik saada ka äkki 10% peale. Et seda julgen ka rääkida, kuna olen ise liisingfirmas töötanud ja praktiliselt selliseid lahendusi pakkunud. Ja käibevahendite laenu võtmisel, et kui on nüüd ikkagi tehtud suured investeeringud ära, tulevad kehvemad ajad, siis võib ka juhtuda nii, et tegelikult ka selle käibevahendi saamiseks tasuks mõelda, et kas võtta väga lihtsat lahendust ja kasutada tarvikumüüjate või partnerite mingeid järelmakse. Seal võib tunduda, et on väga ahvatlev, et ma ei pea midagi kellelegi esitama, müügimees on hea jutuga ja ma saan kohe tegelikult nagu mingi maksetähtaja, aga kui tegelikult hakata majanduslikult mõtlema, et kui selle järelmaksu hind on lõpuks 18%, et kas siis tegelikult selle teie toote marginaal on suurem kui see 18%. Et võib juhtuda nii, et te võtate hea lihtsa lahenduse, aga võib-olla pangast laenu võttes ja sinna juurde käendust võttes saaksite veel teenida ka ise kasumit, aga kasutades lihtsalt varianti, teenite ainult sellele partnerile kasumit. Et võib-olla see jutt on liiga kiire, pärast järgi mõtlete, saate aru, millest ma nagu räägin. Et võib-olla alati need kõige kiiremad lahendused, kui hinnad ei ole kõige paremad, ei ole lihtsalt võimalikud, vaid tuleks ikkagi arvutada ja vaadata, et ettevõtluse eesmärk ära kauks, et mitte partnerit nagu siis aidata, vaid ise tulu teenida. Nii, et sellega on nüüd käenduste osa lõppenud. Kui teil on küsimusi, pange kindlasti kirja. Ma arvan, mul jääb lõpus siin aega, et saan teile neid küsimusi ka vastata.
Aga edasi järgmised slaidid räägivad siis laenumeetmetest ja et ka seda plokki sisse juhatada, siis on ka meil laenu päris korralikult välja antud, ehk ka see kogemus on olemas ja eelmise aasta lõpu seisuga oli 171 miljonit siis meie laenuportfell. Et millised laenumeetmed meil täna pakkuda on? Et nagu enne mainisin, meil on 2 sorti. Ühed on siis need, mida me anname sellest rahast, mida me oleme siis kas kunagi sihtkapitali saanud või oleme ise juurde teeninud kasumina. Et nende puhul on siis sellised omakapitalivahenditest laenud ja esimene, mida siis saangi tutvustada, on siis laen väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale. Siin on väga palju sellist peenikest kirja, aga sisuliselt põllumajandustootjale on hea teada, et on võimalik ka meie käest saada siis põllumaastuks laenu, et tähtaeg kuni 15 aastat ja maksepuhkus on 5 aastat. Intress sellel laenul ei ole kindlasti soodsam kui pangal ja ei peakski olema, kuna meie poole selle maalaenu ostuga tasuks pöörduda siis, kui tõesti ongi nagu tunne, et kas pank mingil põhjusel veel hetkel ei taha teile laenata või on mingisugune selline kriisiaasta, kus ta ei taha laenata, et siis te ei peaks ikkagi andma seda maatükki ära kokkuostjale, vaid saate ise selle tehingu siis nagu ära finantseerida. Ja intressimäär on siis 4% pluss siis Euroopa Keskpanga intressimäär, mis siis tegelikult 13.06 seisuga oli 4,25, et kui te võtate 8,25 maa ostuks laen, et tegelikult ei ole, ta on ikkagi põhivara, pikaajaline investeering. Ma soovitaks küll otsida võimalusi, et saada seda siis soodsama hinnaga. Aga kui soodsamat hinda ei ole, siis ma usun, et ka see hind on soodne, et mitte siis olla pärast lõksus ja võib-olla osta seda veel kallimalt tagasi. Ja ka nii nagu käenduste puhul, et ka laenude puhul, et kui te näete, et on keeruline aeg ja kasutate MES-i laenuvahendeid, siis te alati parematel aastatel võite ju soodsama krediidiga pangas selle ära refinantseerida, et meil ei ole lõpetamise tasusid ja me kuidagi ei takista seda, et odavama ressursi peale saate minna. Lisaks siis sellele põllumaastulaenule on võimalik siis MTÜ-del siit meil kapitalist saada laenu ja sellest ma ka rääkisin, et kui on selline mittetulundusühing, saate PRIA-st toetusotsuse kätte, tahate investeeringu teha mingisuguse siis sellise ühise eesmärgi nimel, siis on võimalik võtta sildfinantseeringuks meilt laenu. Et ma seda mainin üle, et siit on võimalik võtta sildfinantseeringuks, aga kui ma hakkan rääkima finantsinstrumentidest, siis seal on keelatud, kuna see on Euroopa Liidu raha, siis sellega me sildfinantseeringut teha ei tohi, et ta on küll võib-olla praegu siin keeruline mõista, aga ongi just see, et kus see kapitali allikas on, et siin juhul on ta meie riigi oma siis või MES-i bilanssi kuuluv vahend ja muul moel on ta seal finantsinstrumendis on ta Euroopa Liidu poolt meile nagu siis eraldatud vahendid. Siis teine, kus me oleme oma kapitali kasutanud, on siis ebasoodsate majandusolude kriisilaen, et oli küll eelmine aasta novembri lõpus me selle turule tõime ja kes on siin ikkagi taimekasvatajad teavad, et eelmine aasta oli väga ekstreemselt kehv aasta, et saagid olid väiksed ja kulu põllukultuuride kasvatamiseks tehti päris suured kallite tarvikute abil, siis tulid need augud päris suured. Ja kui sa ikkagi, see kahjuks selle põllumehe selline traagika on, et kui sul üks hooaeg läheb metsa, siis ega midagi teha ei ole. Et sa pead järgmine aasta jätkama, aga lootust, et sa nüüd lähed ja järgmine aasta teenid selle eelmise aasta suure kahjumi ka tagasi, väga suur ei ole. Kas ka 3 aastaga seda tagasi teenib, on ka küsimus, aga igal juhul on see 3 aastat selline mõistlik aeg selle tagasi teenimiseks, et võib-olla 4. aastal tuleb järgmine kriis, et siis ka neid kriise mitte niimoodi kuhjata laenudena endale bilanssi ja lõpuks ta viib terve ettevõtmise põhja. Et siis me saime nii Taluliidult kui siis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojalt vastavad kirjad ja põllumajandusühistult Kevili, et nende liikmetel on väga raske olukord ja pankades sellist 3 aastat käibevahendite lahendust saada ei ole, siis me töötasime välja oma kapitalist sellise laenumeetme.
see oli 5000 kuni 100 000 eurot oli see laenusumma. Ja seal oli muidugi ka selliseid piiravaid kriteeriumeid, mida me pidime seadma seetõttu, et tõesti välistada ära nüüd neid ettevõtteid, kes lihtsalt võtavadki laenu ja me ei saagi aru, et kus see tagasimakse peaks nagu tulema. Et siis seal on kindlasti see, et me tahaks näha, et sellel laenuvõtjal oleks selline korrektne maksekäitumine ette näidata ja et me saaks aru, et tema ärimudel ikkagi võimaldab seda laenuga tulevikus tagasi maksta. Aga täpselt tingimused on kodulehel olemas. Täna võib-olla lihtsalt see teadmine, et nende selliste kriiside puhul me teeme väga tihedat koostööd erialaliitudega, kes siis annavad meile sellest murest ka teada ja meil ka enda kliendid loomulikult annavad teada ja suhtleme, käime erinevatel infopäevadel, üritustel ja oleme ka kursis, et mis tegelikult sektoris toimub. Et siis kui me näeme kohta, kus on probleem ja meil ei ole mingeid piiravaid tegureid ka Euroopa Liidu poolt peale pandud, siis me appi tuleme vastavalt oma võimalustele. Et ka selle meetme puhul, et meil on taotlusi esitatud suurusjärk 5 miljoni eest, aga me olime valmis seda meedet siis kuni 10 miljonini rakendama. Et kellel veel nüüd tuleb tuttav tunne ette, et on ikkagi see eelmise aasta augud veel lahendamata ja olete tegevpõllumehed, et siis võite meie kodulehelt veel vaadata. Juuli alguseni võtame veel taotlusi vastu. Ja selle mõte oli see, et siis eelmise aasta auk, mis tekkis, seda on võimalik siis 3-aastase käiberahaga ära nagu tasandada. Ja tuleb tagasi maksta siis iga aasta 1/3 sellest laenusummast. Ehk ta tõesti ei ole nii, et see pullet on 3. aasta lõpuni ja siis hakata mõtlema, et kuidas seda siis nüüd edasi pikendada, vaid me tahaks, et selle 3 aasta jooksul on selle eelmise aasta kriis nagu lahendatud. Ja lisaks pikal tähtajal oli siis ka tagatis seal väiksem 71%, et kui te panka lähete, siis on 1,3 kordne on see tagatise määr, et meie puhul siis tagatis väiksem. Nii. Ja nüüd see 3. toode, mida me oma kapitalist oleme pakkunud, on nüüd tegelikult olnud juba aastat kinni praktiliselt. Ja hea uudis on see, et nüüd on ta jõudnud siis riigi veskirataste vahelt nii kaugele, et jahu hakkab ka tulema ja loodame, et selle neljapäeva valitsuskabinetis antakse heakskiit ja me saame siis juuli algusest avada põllumaa kapitali rendi uuesti. Ehk selleks tuleb meil vahendeid 20 miljonit eurot, mida me arvame, et on võimalik ka mitme aasta jooksul rakendada, ehk hakkavad ka graafikust tulema vahendid tagasi, et veel kord lahendada ära seda probleemi, et mis põllumehel on, et kui tal on hea aasta, jääb kasumit, siis nagu te kuulsite, helistatakse küll, küsitakse müüa, aga vahetevahel ka, kui on head aastad, helistatakse, öeldakse, et kas sa ei taha osta põllumaad. Ja kui põllumehel vähegi on konto peal raha, siis tavaliselt selle põllumaa ära ostab ja tegelikult paneb sellega endal sellised kas siis investeerimisvõimalused kinni või ka käibevahendeid ikkagi jääb tal napiks. Et siis see põllumaa kapitali rent on ka mõeldud selle eelmise aasta kriisi lahendamiseks, et meil on väga palju kuulnud, et lahendusi pakuvad ka sellised põllumaa kokkuostjad, et müü oma põllumaa mulle, rendi tagasi, pärast saad osta sama hinnaga tagasi, aga selle arvestada seda, et seal ärimudelis on ikkagi väga selgelt sees ka see võimalus, et kui te nüüd eksite lepingu vastu, et siis te ei saa seda tagasi osta. Ja seda põllumees ei kipu arvestama, ta mõtleb, et tarvikmüüjad on paindlikud, pangad on paindlikud, mess on paindlik, aga seal on tõesti see, et kui te nagu eksite selle rendimakse tasumisega või ei osta tähtaegselt tagasi, siis tegelikult teil see ostuõigus kaob juriidiliselt ja seal enam midagi teha ei ole. Et siis on kas loobute sellest maast, rendite kallilt, mida teile siis öeldakse, mis on rendi hind ja see tegelikult võib teie tegevust oluliselt mõjutada. Et ma olen ikkagi kuulnud, et seda põllumaad nende võlgade katteks on müüdud päris olulises mahus, et see ei ole mitte 10 hektarit, vaid ikkagi 100 hektarites. Et siis on võimalik ka messi kaudu seda lahendama hakata ja ma arvan, et
suur tõenäosus on, et 5. juulil me nõukogus saame need kapitalrendi tingimused ära kinnitada ja siis juba nagu täpsemalt sellest rääkida, aga põhimõtteliselt siis jah, on võimalik seda maad müüa messile, kapitalrendi maksetega osta tagasi ja saada uuesti selle maa omanikuks ja seal ei ole mingit konks ega nippe, et riik pigem ei taha seda ütleme siis vara omada, et seda kartust, et nüüd meil oleks väga huvi seda maad endal saada, karta pole vaja. Ja tänane teadmine on see, et seda on võimalik siis kuni 1 miljon eurot on võimalik siis enda põllumaad vahetada uuesti rahaks ja selle raha abil siis kas katta ära eelmise aasta auk või kui see auk ei olegi liiga suur, siis ka uuteks investeeringuteks vahendeid saada. Nii, aga siit ma ka rohkem siis hetkel ei peatu, et siis teate, et sellised 3 nagu kriisimeedet on meil ka olemas või sellist head lahendust. Siis lühidalt räägin ka laenumeetmetest, mis on siis Euroopa Liidu poolt vahendid, mis siis ministeerium teeb meiega halduslepingu ja meil on fondihaldurid ehk me peame tagama siis seda, et me heaperemehelikult selle laenu välja anname ja loomulikult see ei ole toetus, vaid siis peame vaatama ka seda, et kuidas see laen meil tagasi makstakse. Et siis mul on ka siin hea uudis, et esimene on siis selline kasvulaen investeeringuteks, mida on võimalik siis meie käest küsida, see on siis 5000 kuni 200 000 eurot ja hea uudis on see, et meil on läbirääkimised poolel ja tõenäoliselt see 200 000 läheb 500 000 peale. Ehk siis on juba võimalik päris korralik investeering ka selle kasvulaenuga ära teha. Tähtaeg on seal 10 aastat, 5 aastat maksepuhkust, ehk siis kokku laen peab olema tagasi makstud 15 aastaga. Ja mis on selle laenu siis hea omadus on see, et me tõesti teeme siis sellele ärile vastava maksegraafiku, ehk kui on paindlikkust vaja, siis seda paindlikkust see graafik kindlasti võimaldab ja me ei ole võib-olla siis nii kärsitud nagu pank, et kui on halvad ajad, siis saame nagu olla rahulikumad ja aidata ikkagi leida lahendust, kuidas see graafik jälle jõukohaseks teha. Ja intressimäär täna on 3% pluss siis EKP, Euroopa Keskpanga määr, aga siis ka siin samamoodi, et on võimalik vaadata, kas on seda vähest tähtsusega abi võimalik rakendada, et saada intressimäära allapoole ja noortalunikel on see 1% võrra nagu veel soodsam ja me tegelikult tahaks nüüd ka teha kokkuleppe, et me saame seda siis veel protsendi võrra soodsamalt hakata pakkuma, kuna see Euroopa Keskpanga intressimäär on ülespoole läinud. Nii et kui on investeerimisplaan, tundub, et panga jaoks on see liiga nõrk plaan, asub maapiirkonnas, siis tegelikult 5000 ja täna 200 000, aga võib-olla tulevikus 500 000 juba lähitulevikus, siis tasuks neid meie maale arengukava laenumeetmeid nagu vaadata. Ja ka seal on tagatismäär on väiksem kui panga oma, et ka see tagatis peaks olema vähemalt 50% laenusummast, et see on veel nagu siis üks selline argument, et mis peaks aitama selliseid ideid ikkagi maapiirkonnas rakendada. Ja teine on pikaajaline investeerimislaen, mis on siis 200 000 kuni 1 miljon eurot, aga ta ongi kaaslaen, ehk siis tegelikult sama summa, mis MES laenab, ehk siis olema võimalik ka pangast saada. Nii et kokku tegelikult, kui te meilt võtate 200, siis peaks olema pangas ka 200, ehk siis 400 000 eurot oleks siis see laenumaht, mida te taotlete. Ja kuna summad on suuremad, on ka tähtad pikemad, on siis 15 aastat maksepuhkust või 15 aastat maksegraafik ja 10 aastat maksepuhkust. Ja selle 10 aasta maksepuhkuse mõte on nüüd see, et kui võtta meilt ja pangalt, siis selle 10 aastaga maksta pangale ära ja siis hakkab nagu meie graafik jooksma, et võib ka niipidi mõelda. Ja mis see siis tegelikult ju laenuvõtjal tähendab, on see, et kui see rahavoog algul on väiksem, siis on võimalik ikkagi ka nende laenu tagasimakseid vähendada ja see äriplaan käima panna. Nii, ja siin ka noortalunik saab 1% võrra ja noortalunik on kuni 40 aastat, et on võimalik siis saada soodsamat intressimäära. Ja nii nagu ütlesin, et tingimuste muutmine on siis ministeeriumiga hetkel töös ja peaks siis muutuma see, et see kasvulaenu summa suureneb ja natuke intressimäär läheb sarnaseks siis selle pikaajalise investeerimislaenuga. Mis need täpsemad, kuidas veel alammeetmed on, et vaadake kodulehelt, et ma ei hakka neid siia kirja panema, siis ma ei oleks jäänud kindlasti aega. Ja
alates selle aasta alguses saab siis neid samu laene taodelda e-PRIA kaudu ainult. Ehk loogika on see, et tegelikult sama raha jagab PRIA siis toetusena ja kui te lähete siis toetust võtma, siis on võimalik kohe esitada ka see laenutaotlus. Ja mitte laenutaotlus nüüd selle toetuse summa peale veel, vaid tegelikult on mõte see, et kui te teete investeerimisprojekti, taotlete näiteks 40% laenu, või tähendab toetust, siis 60% selle oma osaluse võite laenata selle sama finantsinstrumendi kaudu. Ehk tegelikult saate lahendada ära selle investeerimiskava või plaani sedasi. Kindlasti me ei tohi anda rohkem, et tekiks see sildfinantseering selle toetusel, kuna Euroopa Komisjoni vaates on see üks ja sama raha. Ja see on loogiline, et seda raha ei saa kasutada, ütleme nii, et kui vara maksab 10 000, siis 15 000 raha selle 10 000 seadme soetamiseks nagu võtta ei saa. Et see on täitsa loogiline. Ja kui on nüüd ikkagi nii, et mida ka vahest juhtub, et kui see seade lõpuks kohale või see hoone ehitus käib ja muutub ta odavamaks, võib-olla teete ise seal mõned tööd ära, et siis tegelikult tuleb siis otsustada, et kas vähem laenu küsida või vähem toetust küsida. Et need on omavahel seotud. Aga siin võib ka teha sellise kolmese lahenduse, et meie MES-i selle finantsinstrumendiga lahendada ära siis see oma finantseeringu osa 60%, pangast võtta see 40%, millega teha sildfinantseeringut toetuse saamiseks, et siis on ikkagi objekt tehtud, toetus laekub, maksate panga laenu tagasi ja meie laen nagu edasi pikaajalise graafiku peale. Või kui teil on pangast paremad tingimused, võite ka meie oma osaliselt tagasi maksta. Et ei ole keelatud. Aga just see, et e-PRIA kaudu on see taotlemine seetõttu, et oleks võimalik siis ikkagi leida meid paremini ülesse. Et otse meile taotlus saata ei saa siin. Nii, aga siis veel lõpuks, et meist toimetab ikkagi selleks, et elava elu heaks maal, et see maaelu ei oleks lihtsalt selline elu, vaid ta elaks seal, et areneks ja kasvaks. Et ma ei tea, kas on küsimusi vahepeal tulnud? Ei, hetkel küsimusi praegu tulnud ei ole, aga kui on Meelisele küsimusi, siis te võite need panna Slidosse kirja ja me edastame ise Meelisele või leiate juba Meelise kontaktid ise Maaelu Edendamise Sihtasutuse kodulehelt. Ja seal on ka kõik kontaktid olemas. Ma küll soovitaks, et kui te nüüd tahate ikkagi mingit meedet kasutada, et mina olen ikkagi ettevõtte juht, et minuga saab sellist üldisemat juttu küll rääkida, võib-olla mõtted vahetada, aga kui teil on konkreetne plaan, siis meil on ka selle analüütikute nimed ja numbrid, et võtke juba valige ikkagi mõni konkreetne analüütik välja, kes siis teile juba vastab konkreetselt, ütleb, kuidas taotlust esitada ja aitab võib-olla selle taotlus siis ka menetlusse võtta. Et ma soovitan ikkagi neid. Nad on professionaalsemad nende meetmete osas kui mina. Selge, aga aitäh, Meelis!